lihtne talumees ei suutnud lubada, et tavaline inimene vanasti käis elu jooksul äkki ainult 4-5 korda sõjas. Temal oli relvas kirves, roda ja samasugune kilp ja võib-olla heal juhul ka polsterjakk ja olid kõik. Et selliseid üleni metallist turviseid rõngassärke või kiivreid said lubada endale ütlema ainult ühiskonna sellised 2-3 kõige rikkama protsendi liigest. Et sõna otseses mõttes ülikud ja kuningad muidugi ja võib-olla ka sõjamehed, kes nende teenistuses nagu elukutse joosta ja hüpata. Tehke väike aplaus võitlejatele ja nüüd teeme sellise suurema võitluse ka, kuni veel jõuda jaksu on. Oli nagu palju nii-öelda turvalisem olla, kui niimoodi tollib formaadis. Ja siin oli päris hea nippida, et sajal on siis Eestis haagiti kirvega vastane jalast ja meil on ka nii-öelda ülestähendusi, kus niimoodi sai vastas kilpirivist siis välja tirida, et haagitigi kõlve võiks võtta ja tõmmati järsu tõmblegas vastane välja. Ja samas see kirves on pikk relv, et kui siin juba nii-öelda lähedale saab põõgamees, sul palju teha ei ole. Aga tehke võitlejatele üks suur aplaus ja anname korra inimesele. 9, 10, start! Heli ei kuulnud, aga ilmselt see meeskond hakkas siiapoole sõitma.